Aamen. Aamen. Ma palun, et Tõnu istu siia minu kõrvale. Mikrofon on ka. Kõigepealt testime, kas mikrofon üldse töötab sul. Töötab küll. Töötab küll. Kuid enne kui sellise teema arutluse juurde siin minna, siis äkki sa lühidalt tutvustad ennast. Minu nimi on siis Tõnu Lehtsaar. Ma olen selle koguduse liige ja kuulun Golgata kogudusse aastast 1978. Ma arvan, et suuremat osa minu tänastest kuulajatest ei olnud olemaski, kui ma selle kogudusega liitusin. Praegu olen selle koguduse diaakon. Oma erialalt ma olen psühholoog ja praegu ma töötan Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja kaplani ametikohal. Nii et minu tööülesanne on siis nõustada Tartu Ülikooli töötajaid enda tööalastes küsimustes ja mõeldud on just ka neid psühholoogilisi probleeme, mis nendel siis ette võivad tulla. Aitäh. Kuna meil siis selline teema on siis see abielu võrdõiguslikkus küsimus ja see teema kiirleb abielu tähenduse üle, et mis asi see on, kuidas seda lahti mõtestada, et äkki sa natukene põhjendaksid vähemalt enda seisukohast lähtudes, mis see abielu siis ikkagi on või mis on abielu tähendus? No minul on sellele selles mõttes väga lihtne vastata, et abielu on see asi, mida enda seisukohast, kui sa küsid, on see asi, mida ma nüüd 36 aastat olen teinud. Ja ma arvan, et see on mulle hästi mõjunud. Nüüd selline subjektiivne argument on muidugi nõrk natukene, aga kui me nüüd küsime, et mis abielu on, siis sellele küsimusele saab läheneda erinevatel viisidel. Ja kui me vaatame meie tänapäeval ringi, siis mulle tundub, et selliseid asju nagu kas abielu, võib-olla ka elu, pühadus, võib-olla inimeseks olemine üldse, defineeritakse selle järele, mida inimesed teevad. Tähendab, see, mida sa näed, see siis on. Nüüd, kuna me oleme kirikus koguduse liikmed ja küsime, kuidas kristlane abielu määratleb, siis minu arvates on see põhimõtteliselt õigem otsida vastust püha kirjas sellele küsimusele, et kriteerium ei ole mitte see, mida inimesed teevad, vaid kriteerium on see, või me püüame mõista seda, mida Jumal selle kohta on öelnud ja siis vastavalt oma elu seada. Ja minu jaoks on seal nagu mitu mõtet ka olnud. Üks on see, et kui me päris piibli algusest loeme, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, siis minu arvates on see juba niisugune nagu väga põhimõtteline sõnum. Et ongi mehed ja naised ja Jumal lõi niimoodi. Et see ei ole kuidagi midagi meelevaldset või vingerpussi. Ja teine asi nüüd, kui Jumal lõi ja sina inimene tahad seda kuidagi kas teistmoodi teha või ütled, et mehel ja naisel ei ole vastust, siis sa lähed nagu sellega vastuollu. Nii et see nagu kahesooline või bioloogias kasutatakse sõna lahksooline, see on nagu algusest peale sisse kirjutatud. Nüüd teine, mida abielu kindlasti tähendab, see tähendab pühendumist ja ühtekuulumist või ka see mõte, et mees jätab maha oma ema isa ja hoiab oma naise poole, et see väljendab ühtekuulumist, nemad on üks liha või üks ihu, mida piiblis öeldakse. See tähendab üks olemist. Ja minu käest on ka küsitud, et mis on abielu, ma olen kolleegidega arutanud. Mul millegipärast elu on läinud niimoodi, et ma olen üsna palju töötanud naiste kollektiivides, küll mitte väga pikalt, aga on olnud sellist lehekülgi, kus mul ainult naised ongi.
ja no mis sa ikka naistega räägid, mina seda naiste asja hästi ei tea, aga arutasime ka teiste asjade seas abielu üle. Ja minu väide oli, et abielu on pühendumine ja abielu on jagamus. Tähendab olla abielus, jagada seda, mis sul on, ja jagada seda, kes sa oled. Et see ongi nagu selline väga sügav ühtekuuluvus, millest sügavamat, võib-olla sügavam on inimese ja Jumala suhe, kui et inimese ja inimese või abikaasade vaheline suhe. Nüüd kolmandaks, mina olen nagu pühakirjas seda ka aru saanud, et siiski abielu on teatud staatus, millest ei ole enam tagasi või välja pääsu teed. Tähendab, kui sa oled abielus, siis sa oled abielus. Ja me teame seda, et abielud lagunevad, probleeme on ka kristlaste abieludes, aga kui me vaatame nüüd pühakirja seisukohast või ka meie usupraktika seisukohast antud juhul, see abielu tõetus, et heal ajal ja kurval ajal, tervises ja haiguses, kuni surm meid lahutab. Et see on nagu hästi piibellik mõte, et see, mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ei saa enam lahutada. Ja veel ma olen mõelnud seda, et näiteks suurtes kiriklikes traditsioonides nagu katoliiklus ja õigeusk, seal on küll mõnevõrra erinev niisugune abielu käsitlus, aga see põhimõte on selles, et abielu on sakrament. Ja nemad, või ütleme nendes traditsioonides, siis sakrament on armuvahend, mis lepitab inimese Jumalaga. Ja nüüd, erinevaid sakramente ja ma olen mõelnud, et aga tegelikult ongi nii, et kui sa tahad elada uskliku inimese elu, olla Jumalale väga lähedal, siis sa saadki olla seda ainult koos selle inimesega, kellega sa ennast jäägitult jagad. Ja kui sul kuskil midagi on bussis või sa ei saa, pühakiri ütleb, et Jumala juurde või et kes võib olla su pühas kojas, see, kes puhtad on südamelt. Et see viib ka selle nagu kõige lähedasema suhte juurde välja. Nii et kui kokku võtta selline pühendumine ja jäägitustaatus, kust tegelikult ei saa välja tehku inimesed, mis tahavad. Minu arusaamine. Jah, nii on, et kui Tõnu, sul on natukene pikem abielustaaž kui mul. Õige natukene, jah, võib-olla 35 aastat võib-olla on vahet, aga tühja sest, eks ole. Siin paar päeva tagasi sain tähistada 6. kuud abielus olles. Pool aastat on täis. No nii, vähemalt sul on maitse suus. Jah, mul hakkab ka staaž juba kujunema välja. Aga ikkagi, kuna me elame siis sellises, ütleme, usuvabadusühiskonnas, meil ei ole sellist rangelt kehtestatud riigi usku, sellest tulenevad mingisuguseid selliseid moraalinorme, mis tulenevad siis otseselt piiblist, kaudselt võib-olla jah, aga mitte nagu otseselt. Ja praegu siis on see suur arutelu riigi tasandil, et mis see abielu siis ikkagi on. Ja homoseksuaalne kogukond, kui ma seda niimoodi nimetada tohin, siis soovib õigust saada abielu tähenduse muutmiseks, ehk siis nemad saaksid ka ise määratleda, et mis see abielu on, et mees mehega ja naine nainega. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas siis võiks või peaks selline kristlane, usuinimene, kelle autoriteet on pühakiri, sellises olukorras siis kas käituma või suhtuma, et on sul äkki mingisuguseid mõtteid? No kõigepealt, kui me räägime sellest, et homoseksuaalne kogukond soovib anda abielule teise tähenduse, siis ma arvan, et see ei ole ainult homokogukond, vaid sarnast mõtet esindavad ka mitmed inimesed, kes tegelikult elavad heteroseksuaalses abielus või on oma orientatsioonilt heteroseksuaalsed ja see tendents või suundumus ühiskonnas pigem laieneb, et muuta see abielu nii-öelda siis sooneutraalseks. Nüüd, kui sa küsisid, et kuidas kristlased peaksid suhtuma, ma arvan, et kõigepealt see tuleb teadmiseks võtta, et see nii on. Et see arvamus on täiesti olemas. Ma ise olen mõelnud seda, et
kui me räägime nüüd postkristlikust või sekulaarsest ühiskonnast või ilmolikust ühiskonnast, siis vaata millegipärast ongi nii, et kui kaob jumala kartus või nagu see soov Jumalaga arvestada või oma elus elada nii, nagu me Jumala tahet mõistame, eks ole. Tõsi, ka erinevad kirikud, inimesed, me mõistame Jumala tahet mõnevõrra erinevalt, aga see küsimus on ka sellise nagu hoiaku küsimus, eks ole, et mida me tahame, et kui Jumala kartust enam ei ole, siis tekivad veidrused. Ega siis nii-öelda koht tühjaks ei jää ja mida siis kristlased saavad teha, on öelda oma seisukoht välja. Ja vahel mulle tundub, et praegu neid arutelusid on neid tohutu palju, neid sõnu on nii palju, need sõnad nagu ei maksa midagi, ka mingist hetkest, eks ole, kõik räägivad. Ja kui võtta kas või seesama abielu referendumi alane arutelu, seda nagu ei jõua ära nii-öelda kuulata. Ja kuskil on see punkt, kus me ütleme oma välja ja jääme selle juurde. Mul oli väga niisugune, ma ütleks, et ilus kogemus oli nagu igapidi. Augustis oli see suur arvamusfestival seal Paides. Ja mina modereerisin siis seal ühte arutelu ja ma selle pealkirja isegi enam täpselt oli, mis ta oli. Ja seal siis osalesid peapiiskop Urmas Viilma, oli üks katoliiklasest vandeadvokaat Risto, ma seda perekonnanime praegu mul ei meenu, ta oli Risto, õiguskantsler Ülle Madise ja ajakirjanik Raul Rebane. Ja seal oli siis põhiseadusest ja vabadustest ja ka oli abielu küsimusest juttu. Ja mis siis abielu ja perekonda puudutas, siis peapiiskop ütleb, et perekonna ja abielu suhtes meil on piibli seisukoht, ja selle üle me ei kauple. Tähendab, see oli nagu hästi niisugune lühike, et isegi ei alusta. Ja vahel ikka sa pead arutama ja dialoogi ja mida kõike, aga ma arvan, et kui see asi on nii vohama läinud, seda enam ei jõua nagu isegi hoomata või hallata, et siis ongi nagu mingi koht, et mina ehitan omas elu, Jumala sõna kalju peale või minu eesmärk on teha seda, mida pühakiri õpetab. Ja siis nii on, tsiteerides peapiiskopi, meie piibli seisukohtadega ei kauple. Aamen selle peale. Ma olen ise mõelnud ka natukene laiemalt, et kui me loeme näiteks Uut Testamenti, siis ma vahest küsin, et missugune selline see ühiskond või see kultuur oli, kus kohas nad nagu tegutsesid siis. Et mis olid sellised normaalsed praktikad, missugused olid need baasuskumused ja kui sa seda küsid, siis sa näed, et see aeg, kus apostel Paulus kuulutas, see oli ikka väga kirju maailmavaateliselt, ideoloogiliselt ja kui loed Korintuse kirja, siis näed ka, et see ei olnud niimoodi, et see seksuaalpuhtuse teema või sellise seksuaalsuse küsimus, et see on 21. sajandi koguduse probleem, mis tuleb ära lahendada. Paulus väga tugevalt tegeles seal asjadega, ütles, et teie kogudus on sellised asjad ja need ei ole okei ja neid tuleb muuta. Et me ei ole mitte esimesed inimesed, kes nende küsimuste on kokku puutunud. Aga meil on hea, kui meil on hästi sõnastatud endad seisukohad ja jääme siis nendele ka truuks. Aga kui me räägime piiblist, siis me räägime primaarselt just kogudusest. Koguduslikul tasandil, meil on koguduse õpetus, meil on sellised mingisugused, ütleme siis mingisugused moraalinormid võib-olla, millel me tahame küündida. Ja koguduse keskel on lihtne öelda, et see on meie seisukoht, nii on, seda me kuulutame. Aga märksa raskem, vähemalt mul tundub, on seda kuidagi riiklikul tasandil teha, eriti kui me räägime ühiskonnast, kus on usuvabadus. Ja siin on võib-olla selline küsimus, et kas oskaksid põhjendada, kas siis miks on või ei ole abielu definitsiooni muutmine riiklikul tasandil halb ja ühiskonnale kahjulik? Kas see on halb või see ei ole halb? Praegu meil abielu definitsiooni riiklikul tasemel põhiseaduses ei ole. Ma arvan, et kui toonased autorid oleksid ette näinud 90-ndatel, missuguseks meie diskussioonid kujunevad, siis nad võib-olla oleksid ka need inimesed, kes seda tegid, oleksid ka selle sisse pannud, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel
ja praegu on meil see seotud siis või kirjutatud perekonnaseadusse. Ja tegelikult ka avalikul tasemel või seadusandlikul tasemel, ma ei ole jurist ja see ei ole nagu minu ekspertiis üldse, aga abielu ja perekonna mõisted on mõnevõrra segamini või neid kasutatakse nagu sünonüümidena ja siin on ka omaette probleemid. Nüüd ma olin, siin oli mõned aastad tagasi, see pidi olema siis, ma arvan, kas 2016 või 2017, oli üks ümarlaud õiguskantsleri juures. Ja see pealkiri oli siis niimoodi välja öeldud, et kas inimesed loovad seadusi või seadused kasvatavad inimesi. Seal oli siis nagu, pidi olema 2 osapoolt ja minu suureks meelehärmiks oli esindatud ainult üks osapool, kõik ettekanded olid ühte väravasse ja mõte oli siis selles, et abielu mõistet tuleks laiendada. Ja minu jaoks on olnud üheks niisuguseks ankruks seesama meie Eesti Vabariigi põhiseadus, kus paragrahv 27 ütleb, et perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigikaitse all. Ma arvan, et ma sellest aru, et perekond on see põhiline ühik ühiskonnas, ühiskond on nii tugev, kui on pere ja meie riik ise on lubanud kaitsta perekonda. Ja oma talupoja mõistusega, ma arvan, et ma saan sellest aru. Ja seal olid ka nüüd tipptasemel juristid, kes ütlesid, et jah, et selle paragrahv 27 mõte ongi see, et on mõeldud ikkagi nagu mehe ja naise abielul rajanevat perekonda, aga järgnevad paragrahvid, kus räägitakse inimeste õigustest ja vabadustest, jätavad selle võimaluse, et me võime tõlgendada seda nii, et kõigil on õigused ja vabadused. Ja siis ma nagu ei saa enam hästi aru, eks ole, või ja mõte veel seal seltskonnas oli, et ega niisuguste pujäänidega, kellest siis mina tunnen ka ennast ühena, ei olegi vaja vaielda, vaid tuleb võtta vastu niisugused seadused, et asi läheks paika. Mis omakorda tähendab niisugust vägivalda siis kellegi kas südametunnistuse pinnal või midagi, ja ütleme, praegu nüüd ka need võimaliku rahvahääletuse eelküsitlused näitavad ikkagi, et see ei ole üldse kristlaste business või asi kitsalt või ainult, vaid siis 5-60, võib-olla ka enam protsenti on seda meelt, et abielu peaks jääma mehe ja naise vahele. Ja see on minu enda tõlgendus, et miks see asi ka nüüd nagu väga palavaks on läinud, on see, et kui me vaatame, mis maailmas on sündinud, siis niisugune vasakliberaalne mõtteviis on ennast väga hästi kehtestanud selle esindusdemokraatia kaudu, mis tähendab, inimesed valivad parlamendi seadusandjad ja siis seadusandjad teevad seda, mis nende väitel on siis hea ja õige, aga tulemus on selles, et kuna see on ühe niisugune vaateline või mõtteline, nagu see õiguskantsleri nõupidamine oli, siis see lihtsalt tehakse ära ja inimeste käest ei küsita, sa pead leppima sellega. Aga nüüd seesama rahvahääletus paneb selle nagu teisipidi käima ja ütleb, et me peame küsima inimeste käest ja juba see fakt ise käib närvidele, et nüüd inimeste käest tahetakse küsida. Kusjuures seesama põhiseadus ma trükkisin ka välja siin, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Minu arust, kui ma olen kõrgema võimu kandja, eks ole, siis oleks nagu ilus, kui minu käest küsitakse, eks ole. Vähemalt see ei ole viga, ega see ei ole nagu niisugune inetu asi, eks ole, kui ma küsin, eks ole. Ma mõtlen ka töö juures, eks ole, mul on väga paljud asjadega olen ennast elus sidunud ja mul on aeg-ajalt vaja küsida ennast töölt vabaks või leppida kokku ülemusega, et ma ei tea, vanemate kogus või kus on vaja käia nendel päevadel ja siis ma küsin tema käest, eks ole, sest tema on minu jaoks kõrgema võimu esindaja, tema minu ülemus. Ülemus on mul hästi hea, ta suhtub hästi mõitsvalt ja ütleb, et see on ühiskonna teenimise vorm, kui sa ka mujal käid. Aga see ei ole midagi niisugust nagu rumalat või halba, eks ole, et tulebki nii teha, jah. Minu arusaam. Jah, aga see on see poliitiline tasand. Ma mõtlen, et me
meil on siin mitmed inimesed koos, meil on ikka lai tutvusringkond ja on erinevate vaadetega inimesi, mõned toetavad seda teemat, mõned on selle vastu. Ja siis oleks võib-olla selline küsimus, et kui näiteks usuinimene, kristlane, satubki dialoogi isikuga, kes näiteks määratleb ennast homoseksuaalina ja sellest tulenevalt ta siis toetab seda aktsiooni, mis praegu on riigis, et abielu definitsiooni tuleb muuta, tuleb anda õigust abielluda ja nii edasi. Et mis siis nagu teha, kui inimene ütleb, et mina olen sündinud sellisena, minul on sellised tungid, mida sina, kristlane, mul teed, ütle, võtad mul siit õiguse ära. Kuidas võiks üks kristlane vastata? No ma arvan, et eks andku Jumal tarkust. Ma arvan, et igasse inimesse tuleb suhtuda armastuse ja lugupidamisega. Ja see on natukene seotud ka selle küsimusega, et kust need homoseksuaalsed tungid tulevad ja sellele küsimusele tegelikult ei olegi nagu ühest ja selget vastust. Nüüd, mida ma julgen küll öelda täie vastutustundega, on see väide, et seksuaalne orientatsioon on geneetiliselt määratletud ja see on muutumatu, sa ei saa midagi teha, nagu silmade värviga ei saa midagi teha. See väide on vale, ei ole niimoodi. Ja mul on praegu tekkinud koostöö näiteks vanglatega ja mina ei tunne vanglaelu, ma ei ole seal, ma olen käinud erinevates maades vanglates, aga ma olen käinud seal rohkem nagu turistina või psühholoogina või ma ei tea, mis see õige nimi on, eks ole. Ma ei ole seal töötanud ja ma ei ole kinni istunud, ütleme niimoodi. Ja nüüd näiteks räägitakse niisugust asjast nagu vanglaelus situatiivne homoseksuaalsus. Inimesed ühesoolised on siis isoleeritud ja ütleme, need homoseksuaalsed suhted tekivad, väljasaal läheb üle, üldjuhul. Nüüd see väide, et sa ei saa muuta, see on ka põhimõtteliselt vale, see on, öeldakse sageli nagu silmade värv või kuidas kellelgi, aga juuste värv, eks ole. Et kui keegi on hallide silmadega, siis tal ei saa minna silmad pruuniks, sellepärast, et emake loodus on teda loonud hallisilmsena. Nüüd, mida mina väidan, on see, aga kui me näeme ühte juhust, et hallisilmne on läinud pruunisilmseks, vot siis me peame teaduslikult hakkama uurima seda, kuidas niisugune asi juhtus. Me ei saa enam öelda, et silmade värv on geneetiliselt määratletud, seal mingi oli hallisilm, nüüd on pruunisilm. No nii. Aga kui me vaatame seda sama homoteemat, on ju terved rahvusvahelised organisatsioonid, mis seovad endas või koondavad endisi homoseksuaale, kes ei ole tahtnud selle sees olla, seal on ka oma põhjused, võib-olla inimeste elu on sinna viinud mitmed traagilised lapsepõlvekogemused, võivad seda tekitada. Nüüd, ja see on ideoloogiliselt praegu keelatud, sa ei tohi niimoodi arutleda, sest see väidetavalt on geneetiline. Nüüd, sellega koos on tekkinud aga teine areng, või need tegelikult on mitmeid, ma ei ole nüüd sellesse väga süvenenud või õigemini ei ole ka tahtnud süveneda. Ma arvan, et kogu see homoarutelu on tegelikult eilne päev. Et see ei ole enam kuum teema on hoopis see nähtus nagu queer, mis siis tähendab kas libisevat sugu või see vastandub kõigele, mis on kahesooline. Nii hetero- kui homosooline, mis tähendab seda, et meie sooline orientatsioon väidetavalt selles queer ideoloogias on libisev. Me võime olla kord, kas siia või sinnapoole loetletakse kusagilt 50 erinevat soolist orientatsiooni. Ühele poisile näiteks võib tunduda paar korda päevas, et on tüdruk. Näiteks pärast võimlemistundi duši all käies ja võib-olla veel mõned niisugused huvitavad olukorrad, aga siis ta läheb nagu poisiks tagasi, eks ole. Ja siis on ütles Ameerikas ühiskempsude teema, eks ole, kuna sugu enam ei ole, siis poisid tüdrukud ühes peldikus, või tähendab selles altari ees ei tohi niimoodi öelda. Et see nagu mingist hetkest see läheb nagu absurdi. Aga kui me nüüd küsime, et aga kui üks väide on see, et orientatsioon on nagu looduse poolt määratud, sa midagi teha, kuidas sa siis queer saad olla? Aga vaadake, nende kummaliste ideoloogiatel on see omadus, see kehtis kommunismi kohta, see kehtib täna sooideoloogia kohta, et ükskõik, mida sa väidad,
kui ogar su väide ka ei ole, on see alati õige. Kui sa ütled seda, et orientatsioon on bioloogiliselt määratud, ma ei saa sinna midagi teha, siis see väide on õige, ja kui sa ütled, minu orientatsioon voolab, kord on nii ja naa, siis on see väide ka õige. Aga see küsimus, kuidas need kaks väiget kokku käivad, et noh, see ei saa nii olla, see on ühesõnaga lollide homofoobide targutamine. Ja noh, mina enda jaoks olen selle niimoodi lahendanud, ma küsisin ühe endast targema inimese käest, et kuidas siis sellega nüüd on. Ja tema ütles, et mitmed sellised käitumuslikud näitajad, olgu see kas siis oma soo iharus, võib-olla ka agressiivsus või mingid niisugused parameetrid, mis inimese elus võivad avalduda või tema käitumises, et üldine niisugune arusaamine on, et nendel on nii bioloogilised kui ka sotsiaalsed põhjused. Bioloogiline põhjus tähendab bioloogilist eelsoodumust. Muide, homogeeni ei ole leitud ja ma hiljuti lugesin seal testiti, kas oli 500 000 inimest otsiti, eks ole, kellel siis orientatsioon kuidas oli, ja selgub, et geeni ei ole või seda, mida väidetakse. Ja seda ei leita ka, eks ole, et kui ei ole, siis ikkagi ilmselt ei ole ja ma arvan ka, et ei olegi. On eelsoondumus ja nüüd on olemas keskkond, mis seda soodumust kas soosib või pärsib. Ja kui keskkonnasurve on suur, siis see eelsoodumus tuleb välja. Veel enam, kui ka eelsoodumust ei ole ja keskkond soosib, siis võib tekkida vastavad kas tungid või käitumisviisid. Ma neid arvusid jätnud meelde, ma kuskil kiiruga lugesin, see oli Sirbis, oli meil nüüd artikkel Rootsi noorte soovahetus nendest operatsioonidest ja teismelistel tütarlastel, see oli meeletu, ma ei julge seda protsenti öelda, kas ta oli 500% või tähendab, viimastel aastatel nii-öelda oma soo kaotamine, ka soov sugu muuta või sooline ebakindlus on kasvanud plahvatuslikult. Nüüd küsime, et aga millest see tuleb? Kui me ütleksime, et kõik on geneetiline, siis ei saaks plahvatust olla, need inimesed peaks olema kogu aeg ühiskonnas. Aga see on kasvanud sellepärast, et ühiskond seda soosib. Ta tekitab segaduse, eriti seismelise eas, leida iseennast ka oma sooline identiteet, see on väga abras. Mina väidan, et suur osa soovahetusoperatsioone alaealiste kallal liigutakse ka selle poole, et vanemate käest ei pea küsima. See on inimsuse vastane kuritegu. Rikkuda ära väike tüdruk, kes ei saa enam kunagi emaks. Seda ei tohi teha. Seda ei tohi öelda, sest ei ole poliitiliselt korrektne ja kui nüüd siis pigistati neid ka arste, kes on selle kõiki väidetavalt siis kõiki uurinud. Aga nüüd see kolleegi juurde tagasi tulles, tema ütles siis, et on nii geneetiline eelsoodumus, keskkonnasurve, aga mis loeb inimese otsus. Tähendab, see on ikkagi teadliku otsuse küsimus, eks ole, mul võib olla ka geneetiline tung, ma ei tea, näiteks potikuid varastada või lauahõbedat pihta panna. Ja kui vedeleb, võib-olla võtan ära, aga mul tegelikult tendents on, jah. Mul on see komme on, et mina kipun võõraid pastakaid oma tasku panema, nendega koju minema ja siis mulle tunduvad need oma pastakad. Ja naine mulle ütles, et vananes, et see on ohtlik, see algab pastakatega, aga see võib lõppeda lauahõbedaga. Nii et mul niisugune on, eks ole, ja kui ma ütlen, aga mind on niimoodi tehtud, mul on geneetiline, mina ei saa midagi parata, siis et inimene vastutab oma tegude eest siiski. See oli niisugune võib-olla pikk ja natuke segane jutt, aga ütleme jah, geenid ja keskkond ja inimese otsus on ikkagi lõpuks see, kuhu me läheme. Võib-olla jätkuks küsiks natukene, et oskad sa äkki ise ka, võib-olla sa oled ise mõelnud sellele, et miks on siis läinud ühiskond seda teed pidi, et ta pigem soodustab neid arenguid ja neid mõtteviise? Ega mul päris ühest vastust ei ole, mina saan öelda ainult väga subjektiivse niisuguse vastuse, on see sügavam vaimulik põhjus on Jumala vallatus, uskmatus, Jumala käskudest loobumine või nii-öelda vastutusundlik käitumine, sellest tuleneb meelelisus, naudingu niisugune kultuur ja kuna seksuaalsus on meisse ikkagi väga sügavalt sisse kirjutatud, siis see on ka üks niisuguseid esmaseid kättesaadavaid meelelisuse valdkondi.
ja noh, minu arust on see meie ühiskond või avalik ruum ikkagi väga tugevalt hüperseksualiseerunud. Me räägime seksist, seksuaalsusest, orientatsioonist, homodest, õigustest. Seda on nii meeletult palju, aga sõja ajal või rasketel aegadel nende asjadega ei tegelda. Et see on nagu sellise heaolu ühiskonna lodevõis. Aga see ei ole ka mitte esimene, ega siis Rooma riik ka suuresti läks sarnaste asjade nahka, eks ole. Et kui elu läheb nagu väga heaks, kaob jumala kartus ja esiplaanile tõuseb meelelisus, siis need asjad lihtsalt tulevad. Aga see põhjus on kusagil mujal või sügavamal. Ja minu kui kristlase jaoks on see jumala kartuse puuduses. Jah, ma isiklikult nõustun ka, et ma näen ka, et see irdumine jumalast, mida kaugemale sa lähed, siis ütleme nii, et seda hullemaks võib inimese mõttemaailm ja kõik see muutuda. Ja kui lugeda just Rooma kirja algust, Pauluse kiri roomlastele, siis minu meelest ta seal alguses räägib ka, et mis juhtub siis, kui inimesed vahetavad Jumala tõe millegi muu vastu. Ja seal ta kirjeldab ka tegelikult sellist, ütleme siis homoseksuaalsust, et inimesed siis, mees on süttinud kires mehe vastu ja on teinud seal ja nii edasi. Et see juhtub siis, kui inimesed siis vahetavad tõe Jumala tõe millegi muu vastu. Aga kujutame nüüd ette, et me oleme siin kogudus ja kogudusse tuleb üks inimene, määratleb ennast homoseksuaalina, tal on need tungid, aga ta pöördub, ta tunnistab usku, tal on selline siiras meeleparandus, ta reaalselt tahab Jumalat, tahab loota Jeesuse peale, võtab kõik selle vastu, aga tal on need tungid sees, tal on need homoseksuaalsed tungid sees. Mis on sinu arvamus, kuidas saaks kogudus aidata, toetada või mida kogudus üldse teha saab, kas saab midagi üldse teha? Kindlasti ma arvan, et iga inimene vajab tuge, sõprust, hoolimist ja seda saab kindlasti kogudus pakkuda. Nüüd, kui me mõtleme, mis siis kogudus on, ta on ikkagi inimeste osadus meie arusaamises, kes on pöördunud ja ma ei ole küll niisugune formaalsete dokumentide fänn, aga kuna ma olen juhatuses palju aastaid olnud, siis aeg-ajalt tuleb lugeda koguduse põhikirja ja seal on siis öeldud, et koguduse eesmärk on kuulutada Uue Testamendi õpetust ja koguduse liikmed on inimesed, kelle elu vastab Pühakirja ja Uue Testamendi õpetusele. Nüüd, kui inimesel on homoseksuaalsed tungid, siis ma arvan, et see on konkreetsel juhul, tuleb katsuda, kas inimene on nende suhtes seisukoha võtnud, kas ta tuleb toime ja kui tema elu vastab, eks ole, siis see tung ise minu arust ei saa olla takistus selles mõttes, et kellelgi võib olla näiteks tung mängurluse järele või mingid muud sõltuvused, aga selle inimese elu peab olema meeleparanduses, patt Pühakirja alusel patuks tunnistatud ja otsus sellest loobuda tehtud ja ka praktilised eluviisid peavad vastama siiski Pühakirja standardile. Et see on see koht. Ja teine on see, et aga koguduse liiget, need tungid või kiusatused või praktika võib kas tabada hiljem või koguduse liikmeks astudes ei ole sellest juttu olnud, sest need võivad ka tulla ja minna. Ja näiteks siin aastaid tagasi, ma võin nüüd detailides eksida, aga meie koguduses oli inimene, kellel olid väga tugevad homoseksuaalsed tungid ja tema tahtis ära minna, et minu elu ei vasta sellele, mis siin õpetatakse. Ja see oli väga hingehoidlik ja niisugune kitsama ringi jutud olid, aga see järeldus mitte kusagile sa ei pea minema. Et sel hetkel on sul kogudust, palvetavat kogudust rohkem vaja kui kunagi varem. Et need võitlused ja ütleme selles mõttes ka piibli seisukoht, praegu me räägime jälle sellest homost nagu ülekaalukalt. Ei ole nii, et see homoseksuaalsus on nagu ainu või kõige suurem patt. Abielu rikkumine, 10 käsu mäejutluse põhimõtete imustamine, võõra vara võtmine, ka need on suured patud, et see ei ole nagu patu mõttes nüüd ainupatt või väljavõtteline, eks ole. Ja Pühakiri ka ei ütle seda, et kõik, kes on nii-öelda heteroseksuaalsed, et nemad ilmtingimata taevasse saavad, vastupidi. Nende kohta öeldakse, et kitsas on tee ja ahtake on värav, eks ole.
aga siin tuleb jah hästi hingehoidlikult. Ja muide, see vangla asi ka on mind hästi mõtlema pannud, nende vanglatega suhtlemine, kui sa kuuled neid lugusid, inimestest, kes on vangid. Ja ma ei oska seda sõnastada, aga see minu niisugune tunne on, et selle taga on kellegi patt. Noor mees, seksuaalkuriteod, eks ole, ta istub hirmsasti ja inetute asjade pärast kinni. Ja tema lapsepõlv on olnud see, kus tal on, ütlen valetaks, 8 õde-venda, igal ühel on ise isad ja tema elu on kulgenud lapsena sel hetkel, kui mind hoitis üles ja mina mängisin oma lastega, käis tema isa juurest isa juurde. Ja oli neid isasid, või vähemalt üks, kes teda siis kuritarvitas. Ja inimese hing on rikutud, ta on süüdi oma tegude pärast, aga ta on kellegi patu ohver. Ja ma mõtlesin ka, eile üks ilmalik kolleeg on, tema vannub ja ropendab mulle hirmsasti, aga ta kuuleb ka Jumala sõna seisukohti, kui temale rääkida. Ja siis ma talle ütlesin ka, et vaata, et sellega on niimoodi, et püha kiri ütleb, et vanemate patud nuheldakse laste kätte 3. põlveni. Ja ei ole nii, et Jumal on niisugune kuri koolmeister ja peksab selle joonlauaga vastu näppe, et mis sa tegid. Vaid see on sügavalt sisse kirjutatud. Keegi jätab pere maha, keegi kuritarvitab last, keegi teeb pattu Jumala sõna vastu ja tal jääb õigust üle, talle meeldib, see on tema isikuvabadus, see tema naine ammendas ühe sõnaga oma kas bioloogilise või mingi muu ressursi ja järgmine, aga neid kildusid, mis siis ümberringi lendab, nende eest ei vastuta keegi, eks ole, või siis ühiskond püüab midagi, eks ole. Nii et vot nii on, ma vist nüüd enam ei vastanud küsimusele, kukkusin ei jätama. Ei, see on hea, selline arutelu ka tekib. No mul isiklikult tundub ka, kui ma olen ise selle teema reflekteerinud, erinevad seisukohti kuulanud, et see, missuguses perekonnas inimene kasvab, see on ikka meeletu tegur, kuhu ta lõpuks jõuab, mismoodi ta mõtlema hakkab, mis mured, rõõmud, raskused tal on. Ja ma nõustun ka sellega, et vahel mul jääb ka mulje, et see homoseksuaalsuse teema, see võetakse eriti kogudes, see tehakse selleks kõige suuremaks. Et tehakse sellest nagu see pühavaimu teotamise patt, et kui sa seda nüüd mainid või seda teed, et siis enam sul mingit lootust ei ole. Et mina usun, et kui Jumal ütleb, et läbi Jeesuse saad armu, siis sa saad armu, vahet pole, missugused seksuaalsed tungid sinul on. Ja ega heteroseksuaalsel sättumusel, kui me siin niimoodi ütleme, ega tal ka lihtsam siis ei ole. Ja kui me rääkisime ka, et siin vanemate patud nuheldakse, kellegi patt on selle taga, kui sa räägid inimestega, kes tulevad katkistest peredest, kes ei määratle ennast siis homoseksuaalsete tungidega, siis see ei tähenda, et neil ei oleks siis, seksuaalseid probleeme üldse. Mõne probleem on see, et ta hüppab partnerist partneri vahele ja ei suuda ära lõpetadagi. See on samamoodi suur, raske koore, mis inimesel kaasas käib ja võib-olla ta mõtleb ka, et aga mismoodi on võimalik elada. Ma peangi minema lihtsalt ühe teise juurde, ühest tüdine ära, järgmise juurde, kuidas sa saad elada niimoodi. Aga see on ka selline otsuse koht, et kui sul on seksuaalsed tungid, et mida sa ikkagi siis teed nendega. Siin on selline poliitiline küsimus jällegi. Me ikka elame ühiskonnas, kus on usuvabadus. Me saame uskuda seda, mida me tahame ja tänu Jumalale selle eest. Aga vähemalt mina isiklikult näen, et sellest lähtuvalt me ei saa siis, kuidas öelda, kristlastena kehtestada riiklikult mingisugust kristlikku moraali. Muidu me oleksime teokraatias, me ei oleks enam sellises usuvabaduslikus ühiskonnas. Aga siin on jällegi see küsimus mul endal, et kus maani siis peaks üks kristlane poliitiliste küsimustega kaasa minema? Kas on mingisugune selline nähtamatu piir või mingisugune ala, et jah, siin me kristlastena tohime öelda, kuidas võiks käituda, aga et see on see hall ala, siin me peame kuidagi kas rahva käest küsima, siin me peame usuvabaduse printsiibist lähtuma. On sul äkki mingisuguseid mõtteid? Minu arvates see on natukene 2 ise asja. Üks asi on usuvabadus ja teine on siis nii-öelda poliitiline sekkumine. Ma arvan, et usuvabadus tähendab täpselt seda, mida sa ütlesid, see on õigus siis uskuda, mida keegi tahab. Nüüd, mida kristlased saavad teha, nad saavad öelda välja või me saame välja öelda oma seisukoha ja ma arvan seda, et see seisukoht ei pea üldse mitte poliitiline olema, selles mõttes, et kas ta kuulub siis rohelistesse paremale või vasakule, aga see seisukoht saab olla sisuline mingis olulises küsimuses. Ja kristlastena ma arvan, et me vastutame oma maa ja rahva eest ja kui näiteks me nüüd
nüüd püüame kaitsta ühe või teise vahendiga abielu, siis me ei ole ka selles seisukohas mitte üksinda, vaid on samal seisukohal mitmed teised inimesed, kes ei ole kristlased, aga see küsimus ei ole mitte poliitiline, vaid on sisuline. Nüüd samas ühiskonnas ju mingid reeglid toimivad ja ega ilma normide või reegliteta ei saa. Ja siis nii nagu seadus luuakse, nii seda luuakse, aga meie õigus on sellega välja öelda. Ja ma kujutan ette, et läbi kristluse ajaloo on olnud ju neid hetki ja aegu, kus kristlased on vastandunud sellele, mis toimub. Jeesuse käest ka küsiti, et kuidas siis selle keisriga on ja kellele seda maksuraha ja kuidas, eks ole, ja oligi, et keisrile mis keisri ja jumalale mis jumala. Aga samal ajal kristlased vastandusid tollase Rooma riigi urjanduslikule moraalile ja kunagi siin kantslis ka nimetasin, see ei ole mitte minu idee, vaid ma olen lugenud seda, et tegelikult orjanduse kadumise põhjuseks oli kristlus. Kui ori ja orjapidaja olid vennad kristluses, siis nad olid vennad, mitte ori ja orjapidaja. Ja selle sisemise muutuse tulemusena muutub või sulab ka see väline struktuur. Aga kui on kristluse vaenulik või kui võtame need varased sajandid, ütleme märterluse perioodid, kus ka usklikke inimesi või kristlasi tapeti lihtsalt sellepärast, et on kristlased, et ka need ajad on võimalikud, eks ole, on võimalikud. Kui see nüüd oli vastus? Usume, et oli. Vastus küsimusele. Ma räägin sulle ühe loo, õigemini kirjeldan ühte olukorda, mis mul oli. Ma olin arutlemas ühe sellise isikuga, kes siis pooldab, ütleme, homoseksuaalset abielu. Ja minu selline väide temal oli see, või küsimus, et kas riik peaks, või väide siis oli, et riik minu meelest ei tohiks võtta mingisuguse vähemusgrupi seksuaalseid eelistusi ja siis selle põhjal muuta, piltlikult öeldes tervet riigiseadust. Ja sealt oli see teine küsimus, et aga mille alusel siis riik peaks üldse eelistama mingisuguseid seksuaalseid eelistusi või tunge ja avalikul tasemel siis mingisuguseid seaduse tegema. Ja selle peale see inimene küsis, aga et miks peaks riik siis sinu kui heteroseksuaalse inimese seksuaalseid kombeid austama? Minul on õigus abielluda vastassoost isikuga, ma saan seda teha riiklikul tasandil, saan allkirja, asjad, lepingud, taotlused täita, et mul on riigi tugi taga. Ja siis homoseksuaalne küsib, aga miks mina seda teha ei tohi selle teise inimese, kes mulle meeldib? Äkki oskad kommenteerida? Ma arvan, et selles olukorras tuleb lähtuda ka sellest, et mis meil siis on, eks ole. Meil on olnud läbi sajandite see arusaamine, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel ja praegu meile tundub, et seda homoteemat on kõik kohad täis, eks ole. Ega see homovalgus nüüd inimkonna peale nüüd väga kaua ei ole paistnud ka, eks ole, see on nii nagu see prosektor, mis silma paistab. Et see on nüüd ikkagi niisugune viimase 20 aasta leiutis, kus korraga inimkonna on jõudnud uuele enesetundmisele, eks ole. Ja kogu aeg on see default või vaikimisi olnud ikkagi see, pole isegi vaieldud, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Mina arvan, et ühiskonnas need asjad peavad igal juhul olema selged. Mille eest siis riik võtab või meil on, ma ikka naise kohta ka ütlen, et naine, et see on mul kallis naine oled. Ma maksin sinu eest 3 rubla ja mulle löödi tempelpassi. See oli nõukogude ajal, ühesõnaga, ma olen naise mees. Tõsi, 3 rubla maksin mina, aga templi saime mõlemad, nii et tähtil on ka tempel minu kohta passis, nii et me võime nagu seda nagu asja õiendada. Aga nüüd ühiskonna funktsioneerimise seisukohas see, et oleks kord majas, on teada, eks ole, nagu see sama põhiseadus jälle ütleb, et abikaasad on võrdõiguslikud, vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Et niisugused asjad peavad paigas olema. Ja nüüd küsime, et kelle õigusest või mis normist on. Ja inimkonna ajalooline praktika, see, et sünnivad lapsed, et ühiskond püsib, on näidanud seda, et see on mehe ja naise vaheline abielu, kus on armastus, kus on järglased. Nüüd, kui seda ümber teha, vaata, siis tekib juba minu jaoks järgmine küsimus, et aga, hea küll, et siis omad, aga miks mitte näiteks queer? Või siin oli mingi artikkel oli sellest Kasahstani vägilasest, kes abielus oma silikonist seksnukuga, eks ole. Ja aga siis, ma ei tea, tulevad potikud ja loomad või ütleme,
vot mina kasvasin sel ajal, õppisin, kui oli mingid asjad, mida nimetati hälbeks, eks ole. Et kus see piir on. Ja see ei ole ainult kellegi meeldimise küsimus, vaid see on ka ühiskonna stabiilsuse küsimus, jätkusuutlikkuse küsimus, mis ei tähenda, kuidagi need inimesi peaks siis kas alavääristama, kellel need probleemid on, aga ma arvan, et me oleme juba mõneski asjas võib-olla nii libedale läinud või ka lääne ühiskond, et me enam ei suuda ohjata. Me ei suuda ohjata ja mind see puudutab veel ka ühes võtmes teravalt ja see on psühholoogia ja sotsiaalteadused. Ja aastal 2005 ilmus Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni poolt välja antud ja seal olid siis ilmulikud psühholoogid kirjutasid, selles oli 2005, on siis nüüd siis 15 aastat tagasi. Ja pärast ma ei tea, et oleks niisugust raamatut ilmunud. Ja need siis oma valdkonna teadlased kirjutavad sellest, kuidas sotsiaalteadused on politiseerunud. Kuidas eelretsensioonidega lükatakse tagasi artikleid, mis ei ole poliitkorrektsed. Ma tean, üks Texase teadlane jõudis sinna, et homokooseludes on psühholoogilisi probleeme ja suhteprobleeme suhteliselt rohkem kui heteroperedes ja ma ei tea, mis tast sai, ühesõnaga teda taheti vallandada, tohutud niisugused reaktsioonid homoringkondade poolt, ülikooli rektor on surve all, millised teil seal töötavad. Ja nüüd siis küsime, et aga mis siis teaduse asi on, see on olla objektiivne. Ja nende autorite probleem on see, et sotsiaalteadus on muutumas ühe tiivaga linnuks, mis püüavad ainult seda sotsiaalset tellimust ja see ongi raske, eks ole. Ja ma arvan, et see ei ole mitte tänaseks üle läinud, vaid see tendents on süvenenud, aga võib-olla ta on nii palju süvenenud, isegi seda probleemi enam ei saa tõstatada. Andku Jumal meile tarkust, kui me tegeleme nende asjadega. Aga on sul äkki veel mingisuguseid mõtteid või kommentaare üldse kogu selle teema jätkuks lisada? Mul on jah ainult üks ja see on, et mis siis nagu teha või kuidas olla. Ja võib-olla see on ka hästi subjektiivne, aga mina olen nagu enda jaoks selle lahendanud on see, et toimetulekuks nendele küsimustele vastamist. Meil ei ole ju lõplikke vastuseid, eriti kui see läheb hästi konkreetseks, eks ole. Aga see vastus või lahendus on, et hoida issanda lähedale. Püüda leida ja mõista Jumala tahet minu elus, püüda ja mõista Jumala sõna mõtet, mida ta on öelnud inimese, abielu, ühiskonna, koguduse kohta ja siis oma elu selle järele hoida või käia. Ja kui mina olin noor inimene, siis minul õpetajaks vanem õde ütles, et vaata Tõnu, et kui sa ühe otsuse langetad Jumala sõna põhjal, siis sellel otsusel on Jumala garantii, mis iganes elus tuleb. Ja ma olen näinud seda, abielu küsimus, seksuaalsuhte küsimus, et kui sa nagu hoiad või need, kes hoiavad Jumala sõna poole, nende käsi käib hästi või seal on Jumala garantii, see ei tähenda probleeme ja kannatusi ei ole, aga vot neid asju, mida nuheldakse 3. põlveni, need on oluliselt vähem, et ikkagi ja toida Jumala poole, sa ei jõua seda maailma valu ära sõdida või kanda, aga issanda poole hoida jõuab küll, igaüks. Et see on nagu minu mõte. Jeesuses oleme kõik võitjad ja Pühakiri ütleb ka, et Jeesus sai needuseks meie eest, et meie ei peaks jääma needuse alla ja ma olen nagu vaadanud seda sellise pilguga ka, et kui Pühakiri ütleb küll, et patud noheldakse 3. ja 4. põlveni, siis ma usun, et kui seal liinis siis üks inimene otsustab Jumala kasuks ja hoiab Jeesuse poole, siis see ahel lõigatakse läbi ja ma usun, et Tõnu nõustub sellega, et vahet pole, kui kaugel keegi on, siis sellist olukorda ei ole, kus sa sealt edasi õiget otsust teha ei saaks. Et õige otsus on alati võimalik ikkagi teha. Vot see on ka minu sügav veendumus, ma töötan kaplannõustajana ja ma puutun kokku inimeste probleemidega ja mõned nendest on ikkagi väga tõsised. Ja jälle patt. Ütleme see, mis on tehtud, kristlasena ma ütlen, et see ei ole Jumala nõu järgi tehtud, mis sa oled teinud. Ja see samm on astutud, inimesed kannatavad. Ja nüüd me küsime, mis siis saab, täpselt see mõttejätk, mida sina ütled. Aga ükski asi ei ole nii hukkas, nii nässus, et sa paremale või õigele poole pöörata ei saa.
on tõesti asju, mida sa ei saa ümber teha, sa ühesõnaga jääd seda kandma läbi kogu elu. Aga selles olukorras, kus sina oled või mina olen või ükskõik, kes on, meeleparandus, õigemale poole pööramine, alati võimalik, alati võimalik. Ja mina arvan, et ega Jumal ei küsi mitte seda, et kui kaugel sa ära käisid, vaid ta küsib, et kas sa otsustasid koju tagasi tulla. Aamen. Aga aitäh sulle. Tohin ma paluda, et sa palvega teeksid? Jah. Hea taevaisa, me täname selle osaduse eest ja sa näed, kui meie aeg tõstatab ka küsimusi, milles meil ei ole alati häid vastuseid ja ka selline inimlik kaastunne, ka sõprus vahel, on see, mis meid seob inimestega, mis sa oled meie ellu andnud või kelle sa oled meie ellu andnud. Aga issa, me täname, et sa oled andnud ka oma sõna meile ja tegelikult sinu sõna on ka väga selge. Ja kui me elame ajal, mis väärtustab meelelisust, suhtelisust, igaühe oma tõde, siis nagu põhimõtteliselt minu arust see kristlik elutunnetus erineb. Me tahame sinu järel käia, tahame sinu tõde vastu võtta, selle järele elada, kus me keegi oleme. Ja ole issand meile armuline. Aga luba, et ka seda lunastuse selgust, et sa ei pea mitte patu sees olema ja seda ahelat pidi edasi käima, vaid issandal oma võidu ja lunastuse kaudu on sul üks hea sõnum. Pööra ümber ja käi issanda järel. Seda soovin endale, oma noortele sõpradele, kogudusele. Aamen.